Paljud inimesed ütlevad praegu, nagu nad oleksid justkui lõksus, aga nad ei saa aru, miks. Oskuseid, kuidas oma mõtetega toime tulla, oma emotsioone juhtida ja tähelepanu suunata, on tegelikult õpitavad. Helena, kas see on päriselt nii? Oskused on treenitavad, õpitavad ja me saame ennast muuta vastupidavamaks kõikidele nendele oludele, mis on meie ümber, et me muutume paindlikuks ja tuleme paremini toime. Tere tulemast teraapiliste juurajuttude saatesse. Siin siis räägime ausalt, turvaliselt ja hinnanguteta sellest, mis päriselt inimesi puudutab. Mina olen saatejuht Anneli Jurge ja täna on meie külaline psühholoog Helena Veljaste. Tere tulemast, Helena! Kui me korraks selle lõksus olemise jutu juurde tagasi tuleme, siis kuidas siis inimene aru saab, et ta on üldse sinna seisundisse jõudnud? Ja sa kirjeldasid, on ju, et paljud inimesed seda tunnevad, et võib-olla on reisimisel praegu piirangud peal, elukallidus on tõusnud, ei ole seda raha nii palju vabalt käes. Ja see võib tekitada lõksus olemise tunde. Ja ma tahaks seda esmalt öelda, et see on väga loomulik, inimlik tunne ja väga paljud tunnevad seda praegu. Ja üks huvitav nähtus tunnetega ja mõtetega on nõnda, et väga paljud mõtted, tunded on automaatsed. Et me ei vali neid ise tunda, me lihtsalt hakkame neid kogema. Aga selline lõksus olemise tunne, ilmselt kui sul oleks valik, sa ei valiks seda tunda. Nii et ta on automaatselt kerkinud. Ja kui selline tunne on siin esil, siis on nagu see hea küsimus, et kui palju see täna mind toetab minu enda elus. Alati võib märgata seda, mis see tunne on ja võtta see hästi omaks, et see on see lõksus olemise tunne. Ja mina praktiseerin hästi palju seda, et kui ma selliseid tundeid endale teadvustan, võtan vastu, siis ma tunnetan ka sellist ühendatud inimlikkust siin, et ma ei ole üksi selles tundes. Kui palju inimesi praegu midagi sellist kogevad ja see ühendab mind sellise nagu laiema tarkusega, inimliku ühenduse tundega, nagu aru, mida see inimeseks olemine tähendab. Ja see toob sellise kaastunde minu kogemusse ja see tekitab sellise mõnusa sooja tunde. Ja selle baasilt on võimalik juba hakata vaatama, et okei, see tunne vastu võetud, siia on tekitatud selline nagu soe, nagu selline nagu tere tulemast vastuvõtt temale. Ja siis saab juba vaadata ka, et mis oleks see, millega ma ennast täna toetada ja aidata saaksin. Praegu on palju ebakindlust, on sõjad käimas Ukrainas ja nüüd Iraani sõda lisaks, pidev hinnatõus, nafta hind on rekordkõrgele tasemele jõudnud, samas ka info üleküllus. Mis see kõik inimese psüühikaga teeb? See toob esile palju hirmu, on ju. Niipea, kui meil ei ole seda turvatunnet, seda, millest kinni hoida, millele toetuda väliselt, nii kerkib esile ohutaju ja hirm ja ärevus. See toob muremõtteid, on ju. Mõnel on kohe siis uni häiritud, võib-olla on ärritust, ärevust rohkem. Et see on ka hästi loomulik ja inimlik kogemus. Et see viib meid justkui rööpast välja. Mis on märk sellest, et ma olen ennast ära kaotanud? No see on juba selline tummisem küsimus. Ega see juhtub ju ausalt öeldes tasahilju, see enese ärakaotamine. Ja mida ma näen, on see, et tänapäeval on see lihtsalt väga nagu levinud ja väga suur oht, sest üha enam on seda infot meie ümber, seda on nii palju, et ma ei orienteeru selles enam. Väga palju vilgub, sähvib, meil on need ekraanid ja suure osa ajast me viibime nõnda, et meie tähelepanu on väljapoole suunatud. Me ei ole nagu kontaktis enam iseendaga, me ei tule tagasi koju iseenda juurde. Et ei märka enam, et oota, kuidas minul siin ja praegu läheb ja mida mina tunnen, mida mina mõtlen, mida mina väärtustan. Ja kui ma ei tee selliseid väikseid külaskäike iseenda juurde igapäevaselt, rutiinselt, siis on väga lihtne iseennast ära. Ja siis ma lähen sinna iseennast võrdlema teistega, mis on hästi suur lõks. Ma jään mingisuguse infolõksu, ma olen nagu justkui väliste tuulte niimoodi nagu valduses. Ja see sisemine nagu kindlus ja tasakaal, see jääb nagu tagaplaanile. Ma ei toida seda enam. Ja mis on võib-olla märgid sellest, on see, kui ma olen kuidagi kaugenenud endast, ma enam ei saa aru,
mis mulle oluline, kes olen täna mina. Võib-olla ka see, et ma ei ole rahul iseendaga või oma eluga. Mingi näriv rahulolematuse tunne. Ka paljud võrdlused on siin siis minuga, on ju, et ma olen nagu vaatamas ennast nagu teiste valguses, et kuidas ma tundun, kuidas ma paistan, kuidas teistel on ja siin on jälle suur pinnas nagu rahulolematusest. Nii et selline rahutus, ärevus, segadus, pidetuse tunne, need on minu jaoks sellised sümptomid, et kui ma nagu näen seda endas või kuulen inimesi kirjeldamas, et ahaa, et nad pole ammu iseendaga kontaktis olnud. ja sa ütlesid ka ennem neid oskuseid, kuidas siis oma vaimset tervist hoida saab elu jooksul õppida, et see ei ole kaotatud lahing. Ei ole jah. Kuidas seda teha? Mulle tundub, et mulle väga ühed sõnad on nagu mind kõnetanud. Rumi, see oli Pärsia poeet ja müstik 14. sajandist. Tema ütles nõnda, et haav on see, mille kaudu valgus siseneb meisse. Ja kui me mõtleme, sa alustasid nende küsimustega, et on seda ärevuse tunnet ja erinevat sellist lõksus olemise tunnet praegu palju. Jah, see on praegu keeruline inimeste jaoks ja samas see pakub kasvuvõimaluse. Võimaluse siis avastada taas see tugipunkt ja pidepunkt iseendas. Et kui ma väljas seda ei koge, kõik on nii kaootiline, segane, muutlik, siis millele ma saan tugineda? Siis ma saan hakata vaatama rohkem seda, et mis on päriselt minu võimuses. Ja mulle väga meeldib pakkuda sellise nagu visuaalse lahenduse siin ja pakuks selle ühe variandina ka kuulajale välja. Kui saaks kas või kirjutada endale ja joonistada nagu 2 ringi. Üks on teise sees. Siis see sisemine ring on siis selline ring, mis on minu mõjuala. Et mis on see, mida mina saan mõjutada, isegi kui praegu on natukene vähem raha, on ju, ja võib-olla ei saa reisida ja on seda ärevust. Aga mis on minu mõjualas? Ma saan teha ikkagi oma valikud, kuidas mina iseennast toetan ja milliste mõtetega mina oma nagu elu kujundan ja loon, on ju. Ja millega ma oma päevi näiteks sisustan, seda ma saan valida. Ja siis see välimine ring, see on siis see meie murede ring. Vot see on see koht, kuhu meie tähelepanu tahab ennast haakida väga palju. Me tahame mõtiskleda nendel teemadel, mis on need mureasjad, aga kuhu me väga palju midagi nagu panustada ei saa. A la, et mis on ilm, kui ma reisil olen või mis saab homme. Et on nii palju, mis ei ole meie kätes ja meie mõjualas, aga et me tegeleme sellega väga suure osa ajast. Ja seal elavad meie need mured. Nii et selles mõttes hästi hea nagu ära eristada ja võimalusel lasta siis üha rohkem lahti sellest murede maailmast ja tulla üha rohkem kontakti sellega, et mis on minu mõjualas, mida mina saan päriselt ära teha. Üks asi, mida ma saan teha, on iseennast toetada. Ja mulle meeldib see sõna enesehool. Kuidas ma saan iseendast hoolida absoluutselt iga päev? Mis on need väiksed väestavad tegevused? Kuidas ma saan tulla kontakti endaga? Võib-olla see on läbi meditatsioonipraktika. Minu jaoks on see mindfulness jooga. Mõne jaoks on see looduses käimine. Mõne jaoks on see kellegi konkreetsega suhtlemine või mõnesse heasse raamatusse süübimine. Mõne jaoks palve ehk et mis on see, mis mind päästab ja toetab. Just äreval keerulisel ajal, kui neid emotsioone on rohkem, mis on keerukad, tasub eriti tulla selle juurde tagasi. Mis on see mindfulness jooga, mida sa harrastad? No need on 2 erinevat asja, on ju. Noh, joogast me palju teame, paljud harrastavad joogat ja siin on ka palju erinevaid liine. Minule endale meeldib kriia jooga, see on siis selline joogastiil, mis on pigem rahulikum, süvenevam, kus sa harjutadki seda, et kuidas olla siin ja praegu kohal igas oma asendis ja hingetõmbes. Ja mindfulness läheb sellega imeliselt kokku. See on siis see praktika, mida ma olen harjutanud 15 aastat ja mida ma ka õpetan inimestele. Ja see on lihtsalt öelduna see, et kuidas ärgata üles autopiloodilt, see, mis võtab võimust igapäevaelus ja olla rohkem teadlikud kohal. Siin ja praegu, selle jaoks, mis toimub iseenda sees, minu enda mõtted, tunded,
kehalised aistingud, ma märkan neid. Ja ma märkan ka seda, mis toimub minu ümber just selles hetkes, kus minu elu aset leiab. Et jälle autopiloodil olles hästi sageli ma viibin oma mõtetes hoopis teises kohas kui siin ja praegu. Ja ma jään nagu ilma sellest elu imest, mis on hetkel. Ma jään ilma ka ühendusest ja siin tulevad sellised ka huvitavad asjad sisse, et käivituvadki mingid sellised automaatsed programmid meie psüühikas on ju, et mingil harjumuspärasel moel mõtiskleb, harjumuspärased tunded, mis automaatselt nagu meis vallanduvad ja siis ma olen jälle justkui nende tuulte meelevallas ka. Aga kui ma olen hästi kohal, mida siis see mindfulnessi treening just õpetab olema, siis ma tean täpselt, et kuhu on minu tähelepanu praegu suunatud. Ma olen paremini fokusseeritud. Ma valin välja selle olulise, millel hetkel keskenduda. Ja ma saan selles mõttes ka palju paremini ohjata oma sisemaailma. Oma mõtteid, mis tulevad, saan neid märgata kui mõtteid. Need on hetkel siin, olgu need kas või muremõtted, et ma ei pea nendesse olema sisse nagu kukkunud nendesse või nagu mõtetesse vajunud. Ja ma saan vaadata, muremõtted on siin, okei, hästi, aitäh mõistus, et sa minu eest hoolitsed, on ju. Aga et ma saan teha valiku, ma saan valida oma järgmise mõtte, midagi, mis mind toetab. Ehk et siin on pisikesi väikseid nippetrikke, kuidas mõtete vallas toime tulla ja ka emotsioonidega, et kuidas siis võtta vastu need tunded, mis meis on, et me ei suruks neid alla, ei tahaks kohe lahti saada nendest. Sest tavapäraselt on see, et see, mille vastu sina võitled, see võitleb ka vastu. Et võitled ärevusega ja tegelikult muutud üha ärevamaks, on ju, näiteks. Et kuidas siis teha nendele ruumi, sõbruneda, võtta kõik vastu nii, nagu ta on. See valgus, kuidas saab siseneda läbi selle tunde minusse, on ju. Ja kuidas ma saan ennast ise hoida ja toetada seejuures. Need on need põhiasjad. Öeldud on, et inimesed mõtlevad enamasti samu mõtteid ja ütleme siis 90% nendest on negatiivsed. Ja minulgi on tulnud väga palju ette, kus inimesed ütlevad, et nad on oma sundmõtete vangis, et seesama mõte muudkui ketrab edasi ja sellest on peaaegu võimatu lahti saada ja see vältab väga pikka aega. Mis on siin abiks? Ja see on nii hea küsimus, sest enamjaolt, kui need ebamugavad, ebameeldivad, negatiivsed mõtted on platsis, tekib automaatne reaktsioon meis neist vabaneda. Tahan lahti saada kohe, ei taha mõelda. Või siis vastupidi, ma nagu automaatselt jään nende külge kinni nagu takerdun. Ja kumbki ei aita tegelikult. Et oluline on tekitada siin see väga tervislik vaade ehk suhestumine mõtetesse. Ehk mõtted on mõtted. Nad on nagu pilved taevas. Nad tulevad, nad lähevad. Mõni päev on pilvisem, teine päev on nii, et väikesed pilveribad ainult seal taevas. Aga mina ei ole see pilv. Mina olen see, kes teab, et need pilved on taevas. Ehk et niimoodi on võimalik õppida vaatama ka oma mõtteid kui midagi, mis leiab aset. Ma saan neid vaadelda, ma ei ole see. Ja siin aitavad väiksed trikid. Aitab näiteks see, kui hakata nimetama endale oma mõtteid. Ma toon isikliku näite. Ma olen enamuse oma elust olnud üpriski enesekriitiline inimene. Niimoodi, et ma isegi ei teadnud, kui kriitiline ma enda suhtes olen. Ja kui ma seda hakkasin nägema ja avastama appi, mida ma endaga teen, siis ma hakkasin nimetama neid enesekriitilisi mõtteid. Ja kui ma nägin jälle seda kobarat, kus ma enda vastu pöördusin, et issand, sa ei saanud hakkama ja seda oleks pidanud teisiti tegema, siis ma avastasin need mõtted jälle peas. Panen nendele nimetuse. Hakkasin nimetama, enesekriitilised mõtted on siin. Juba see väike samm, kus ma annan koondnimetuse, toob mind metatasemele. Ma saan aru, mis toimub ja siis see on kergemini juhitav, aga ma ei ole ka sellest enam nii nagu kaasa viidud. Just kui, ütleme, mõtted tulevad nagu laviinina, nagu kosk, mille alla ma satun, õudsed mõtted on ju, ma olen see kose all. Aga vaat see väike samm, ma annan nimetuse, muremõtted või enesekriitilised mõtted või võrdlevad mõtted, siis ma astun justkui nagu metafoorselt sammu tagasi. See kosk küll läheb edasi, aga ma ei ole sellest enam puudutatud. Ma olen nagu selle taga ja see on minu ees. Ja siis ma saan teha teadliku valiku, võib-olla toetada ennast, võib-olla valida oma järgmise mõtte, teades, et mõtted tulevad ja lähevad ja nad ei ole midagi muud kui mõtted. Nii nagu süda pumpab verd, nii mõistus toodab mõtteid, see on tema töö.
Aga ma ei pea iga mõtet uskuma, ma ei pea iga mõtet lõpuni mõtlema, ma ei pea iga mõttega kaasa minema. Ja see annab tohutu vabaduse, sest jälle üks tsitaat, mis mulle väga meeldib, on see, et Mark Twain ütleb, et ma olen elanud läbi kohutavaid asju oma elus. Mõningad neist leidsid ka päriselt aset. Kui palju me kannatame läbi oma mõtete, me juba muretseme ette, me pabistame, me elame neid katastroofe läbi, mida mitte kunagi aset ei leia. Et siin on hästi tark märgata, et oot, millega mu mõistus on hakanud tegelema ja juhatada teda nagu heatahtliku peremehena nagu tagasi sellele rajale, mis tegelikult toetab, mis on kasu. Juristina inimesed mõtlevad, et mis on kõige halvem, mis võib juhtuda ja kui siis see endale selgeks teha, siis see, mis tegelikult juhtub, võib-olla ei olegi nii hull. Kuidas sulle tundub, kas tasub nii mõelda? See on väga hea, sellepärast et kui ma midagi kardan või kui ma ka isegi kaalun kahe variandi vahel, mõelda läbi, mis on see kõige hullem, mida ma ette kujutan, mis saab juhtuda ja mõelda läbi kindlasti ka see teine pool, mis on see parim, mis saab juhtuda. Olla ka selleks heaks valmis, sellepärast imed juhtuvad. Meil on vaja nendeks valmis olla. See on küsimus, kas uskuda imedesse. Tuleb hakata uskuma. Parem olla nendeks valmis, eks ole. Aga kas on mõni väike praktika, mida me saaksime kohe proovida, kuidas oma ärevaid mõtteid maandada siin ja praegu? Jaa, nagu sa ütled, on ju ärevad mõtted, et mõtted ja tunded ehk emotsioonid lähevad hästi Jah. omavahel ju kokku, on ju, nad toidavad teineteist. Ja tavaliselt me jäämegi sinna ringi kinni. Ma tunnen ennast ärevalt, tulevad need muremõtted pähe ja siis ma niimoodi nagu olen seal sees kinni ja mulle nagu ei anta asu. Et üks kõige nagu lihtsam asi, mida teha, mis ei ole alati lihtne. No ta on mõttena lihtne, aga praktiseerida tasub seda, on see, et mitte nagu võidelda mõtetega, mitte võidelda tunnetega, kuivõrd teha nagu käiguvahetus. Tulla hästi näiteks oma kehasse ja sellesse füüsilisse ruumi, kus sa oled kohale. Ja mina nimetan seda maandamiseks. Ärevust saab maandada. Ja siin on väiksed tehnikad ja kui saad, on ju, kohe saad kaasa teha. Teen kaasa. Et see algab näiteks sellest, et meie praegu siin istume. Ja et sa tood oma tähelepanu kokkupuutepunktidele. Jalad alla põrandal. Istmik toolil. Ja korra hoiad siin oma tähelepanu oma kehas. Kuidas see pind, millele sa toetud, see tõesti on stabiilne ja hetkel kannab sind. Sa saad toet. Teine asi on see, et kas või kui midagi katsuda. Näiteks katsudki seda tooli, millel sa istud. Või ühe käega teist, aga et see loob selle kohalolu tunde, ma olen siin ja praegu. Kolmas asi, sa saad hingata. Lihtsalt lubada endal hingata. Mitte sunnitult, vaid nagu mõnuga. Lihtsalt sisse ja ka mugavalt välja. Ja nii kui ma luban oma kehal hingata rahulikult, natuke sügavamalt, nii juhtub see, et närvisüsteem saab selle teave endale, et on turvaline. Hingamine on imeline abimees. Ikka praegu siin kuulates võid teadlikult hingata mõnuga sisse ja kohe täielikult välja. Lastes lahti, lastes lahti, lastes lahti. Ja sa võid usaldada, et see järgmine sisse hingamine leiab aset ja ka välja hingamine leiab aset. Keha teab, kuidas hingata. Sa lihtsalt tuled seda märkama, justkui lõdvestud sellesse. Ja samal ajal võid märgata, kuidas tekib selline õrn rahulolu, rahu, kerguse tunne kehasse. Kui see tekib, võid sa lubada sellel olla esil. Kui avaneda sellesse. Ja samas üks järgmine väike asi, millega iseennast toetada, on sisekõne. Ehk et me räägime iseendaga ju pidevalt, aga et olla sellise sõbraliku sisekõnega ühenduses, et öeldagi endale, et näiteks mõni selline hea soov, et olgu ma rahulik, mingu mul hästi, usu, kõik läheb hästi, kõik õnnestub, sa annad oma parima. Mis iganes see on, mida sinu süda ja kõrvad tahaksid kuulda see hetk, mis mõjub rahustavalt, toetavalt. See on imeline, selline väikene lihtne asi, keegi teine ei näe, et sa seda teed,
aga sa saad iseennast selle kaudu toetada. ehk siis see kõik, mida me teistele tavaliselt soovime, peaksime soovima iseendale. Täpselt niimoodi. Ja see on minu meelest üks ülitähtis oskus just nendel ärevatel aegadel või kui asjad ei lähe nii, nagu me tahame, siis kerkib esile selline tegelane meie psüühikas, keda me teame sisemise kriitikuna. Keegi, kes nii-öelda nüpeldab, on ju, me oleme enda vastu jube kurjad, kriitilised, nõudlikud ja see on nagu soola raputamine haavale. See ei tee olemist teps mitte paremaks. Aga mis siis Tavaliselt teeb? räägib meie vanemate või õpetajate häälega see sisemine kriitik, kas pole? Jaa, on kuulda, et sa oled ta avastanud. On nagu selline internaliseeritud hääl, need väiksed lapsed, kui sa vaatad 1-aastast, ta ei ole enda vastu kriitiline, ta on nagu väike armastuse pall, ta võib olla üleni rokane, aga ta tunneb, et ta on kõike seda väärt, on ju. Ehk me õpime olema enda vastu kriitilised, me nagu internaliseerime selle. Ja me oleme siis kuidagi kahtlemas iseenda sisemises väärtuses, kui me oleme suured. Ja see on kahju, et siis me nagu kuidagi kaotame väga suure osa oma väest. Psühholoogias on üks väga-väga kuum teema juba mitmeid aastaid ja selleks ongi enesesõbralikkus ja enesekaastunne. Ja see on ka praktika, mida saab õppida. Imeline raamat, ka eesti keelde tõlgitud on Enesekaastunne. No mulle endale meeldib see sõna enesesõbralikkus rohkem, sest see on kuidagi arusaadav, et seostub natuke nagu haletsusega, aga see pole teps mitte, et ma haletsen ennast, et see on pigem see, et kuidas ma saan olla iseenda jaoks olemas hoolivalt nii heas kui halvas, nii haiguses kui tervises, on ju. Et ma olen iseendaga heas suhtes. Üks hea küsimus siin ka jälle praktikana nagu kaasa võtta. Ülikiire, üliefektiivne on see, et küsida endalt, kuidas ma kohtleksin oma head sõpra sellel samal hetkel. Näiteks kui mul endal on mingi asi nässu läinud ja ma märkan, et ma olen enda vastu kuri, siis küsin oot-oot-oot, aga kui mu sõbral oleks selline samasugune asi juhtunud, kuidas ma teda kohtleksin? Kuidas ma oleks ta jaoks olemas? Mida ma talle ütleksin? Millise hääletooniga? Ja siis ma teen nagu copy-paste. Ma proovin iseennast kohelda samamoodi nagu oma head sõpra. See võib alguses tunduda natuke imelik ja veider ja võõras, aga mida rohkem treenida, seda rohkem see saabki selleks sisekõneks. Ma muutungi enda vastu sõbralikumaks inimeseks, kes muutub ka seekaudu enesekindlamaks. Seepärast, et see kriitik ei ole platsis siis kohe, kui midagi ebaõnnestub, vaid ma oskan ennast hoida selles keerulises hetkes sõbralik. Väga palju sellist sisemist rahutust põhjustab ebakindlus. Ebakindlus on inimesi mõjutanud kogu aeg, aga eriti just täna, sest me tõesti ei oska prognoosida, kuidas asjad välismaailmas kujunevad ja kuidas nad lahendavad. Kuidas sulle tundub, kas inimene peab teadma kõikidele olukordadele lahendusi, et oma sisemist rahu taastada? Või võivad olukorrad jääda lihtsalt nii-öelda ülesse ja inimene saab ikkagi rahulik olla ka selle muutuse keskel? No üks asi on maailmas kindel, muutus. Välismaailmas ei saa me kunagi kindlad olla. Iga hetk võib midagi muutuda. Kui me tahame seda välismaailma kogu aeg nagu kontrollida, väga paljud inimesed tahavad seda teha, mõelda kõik need variandid ette ja läbi ja kõik ja siis see on väga-väga suur ärevuse allikas enamus inimeste jaoks. Jah, et nagu me rääkisime, siis selline sisemise kriitiku kõne on õpitud, enda väärtuses kahtlemine on väga palju just elu kaudu õpitud ja ka selline ebakindlus, kui nii võtta, on just õpitud asi meil elus. Nii et siis, kui me välisele ei saa nii tugevalt toetuda ja kõik on nii muutlik ja hektiline meie ümber, siis jälle see pakub nagu võimaluse tulla siis kontakti selle sisemise enesekindlusega, hakata seda üles ehitama ja tõesti hakata märkama, et kes olen mina täna just, on ju, milline ma olen, mis on mulle tähtis, on ju, mis on minu tugevused, hakata iseennast toetama sõbralikult, proovima olla rohkem ehe, selline aus. Minu meelest on see sisemine töö on lihtsalt nii tähtis, et kui iseendaga sellisel moel nagu igapäevaselt nagu tegutseda, on ju, siis isegi kui tulevad need keerukamad ajad, on niivõrd palju lihtsam toime tulla. Mul on nagu
hea mingi pagas, millele toetuda ja mul on selline hea vundament, mis mu jalgade all, et see pakub hästi suure arenguvõimaluse need keerulised ajad just. me puudutasime välisilmas toimuvaid muutuseid ja ma tunnen, et sellega käib sageli kaasas ka pettumus, just usaldus süsteemide või juhtide vastu kaob. mida see inimesega teeb? See on jälle see koht, et kus see väline, mis peaks olema kindel, stabiilne, millele ma olen andnud nii palju justkui väge, on ju, ja usaldust ja see mureneb. Ja siis hästi loomulik jälle see pettumuse tunne. Nii oluline see vastu võtta. Päriselt lubada endal tunda, et praegu ma kogen pettumuse tunnet. See on see tunne, nüüd ma tean, milline see inimlik tunne ja jälle see minu jaoks, see pakub selle võimaluse liikuda sissepoole ja liikuda selle poole, et kui ma milleski olen pettunud, siis kuidas mina saaksin paremini midagi teha. No ma toon lihtsalt ka jälle isikliku näite. Mina näiteks pettusin ülikoolihariduses, sest ma olen selline inimene, kes tahab hästi praktiliselt õppida läbi näidete, läbi kogemuste, läbi arutelu, läbi kogemusliku õppimise. Aga enamus minu õpet ülikoolis oli hästi teoreetiline, mis ei seostunud eluga ja minu tööga. Nii et kui ma alustasin oma tööd, siis ma pidin ennast nagu justkui tõesti üles ehitama praktilises mõttes. Seetõttu nüüd täna, kui mina olen koolitamas ja juhendamas inimesi, siis ma proovin siis teha seda täpselt nõnda, nagu mina oleksin vajanud ja tahtnud, on ju. Et tuua seda praktilist ja seda elulist ja kõike seda sisse ja kaasata inimesi hästi aktiivselt õppima. Või näiteks ma olen ka kuulnud inimestest, kes on oma õpetajates, ka vaimsetes õpetajates, sellistes nagu guurudes või sellistes mentorites, eeskujudes pettunud. Ja samamoodi me sageli nagu, mingi osa meist on selline naiivne, me usume nagu, et keegi on ideaalne. Ja mingid rollid peavad olema sellised, kes on ideaalsed ja nemad ei tee vigu ja meil on nagu selline soov, unelm, et elu on selline. Samas, kui me oleme ausad, siis absoluutselt kõik me oleme inimesed, kõik me teeme vigu, see kuulub inimeseks olemise juurde, keegi meist ei ole nii-öelda perfektne, on ju. õige. Ja see ongi perfektne, et me oleme nagu andnud liiga palju sellele välisele ära ja see jälle annab nagu võimaluse märgata, oot, aga kuidas mina saaksin toetuda rohkem jälle iseendale ja võib-olla kui minu võimuses midagi on, mida mina saaksin paremini ja teisiti. sa tõid väga hea näite selle pettumusega ülikoolihariduses ja inimeste pettumus oma nii-öelda guurudes ja samamoodi ka suuremas plaanis võib-olla pettumus riikide juhtides ja rahvusvahelistes organisatsioonides, et see kõik, millesse me panustasime, see kuidagi ei teeni täna meie huve ja meil ei ole isegi enam võimalik nendele loota. See on selle pettumuse alus. Jaa, aga kui rääkida psühholoogiamaailmast ja gurudest ja ütleme ka sellest New Age liikumisest, kuidas sulle tundub, kas maailm muutub, kas sellise konservatiivse laine tõusuga hakkab kõik see esoteeriline maailm kuidagi kahanema või vähem tähtsaks muutuma? Tead sa, ma ei tea. Eks see paistab, et siin on nagu mitu teed, et kui kõik need keerukused ja on sellised, mis sunnivad inimest kasvama, et muutub elu nii ebamugavaks, et sul ei jää lihtsalt muud valikut, siis inimesed hakkavad otsima vastuseid ja need vastused on väga palju juba olemas ja just need vastused on leitavad rohkem seestpoolt. Ja just see, et sa hakkad oma sisemaailma nagu korrastama. Aga samas jälle, et kui meil ei ole seda õpetust, on ju, ja meil ei ole ka neid võib-olla häid kogemusi, meil on hirm, on ju, selles vallas, siis see võib jälle meid eemale lükata, eks see on väga individuaalne nagu teekond, mulle tundub. Või kuidas sina seda näed? mulle tundub, et igal mündil on alati kaks külge ja suuremas plaanis on ikkagi kõik tasakaalus omavahel, lihtsalt et võib-olla tõesti lainetena käiv, et ükskord on nagu nii-öelda teaduspõhisus, ainus usk, aga teiselt poolt ütleme see, ega see tundemaailm ju kuhugi ei kao ja nagu sa ennem ütlesid, tunded on sama tähtsad kui mõtted.
ja ma lihtsalt võib-olla lisaks siia, et mulle nii meeldiks, kui me liiguksime sellise holistilisema maailmakäsitluse juurde, et jaa, see teadus on tähtis ja samas teadus ei ole kõikvõimas, me lihtsalt ei oska kõike veel uurida, et see on ka okei, et kui meil ei ole teaduslikult kõik nagu vastatud, aga et kui mingi asi töötab, et päriselt töötab, isegi kui me ei oska seda seletada, miks ta töötab, et me julgeks ka seda katsetada ja nagu võtta nagu natukene laiemat sellist perspektiivi nii teraapiale, inimeseks olemisele, erinevatele asjadele. doktor Toomsoo, kellega ma rääkisin ühes podcastis, ütles väga hästi, et uskuda teadusesse, see on nagu põhimõtteliselt mõttetu, sellepärast et teadus ise ju ka kogu aeg muutub, et nendesse tõdedesse, millesse me täna nii ennasttunnustavalt usume, homme need enam ei kehti, paratamatult. Kõige muutumise seadus kehtib ka teaduse kohta, mis on ju ka holistiline mõtteviis. Nii on ja mulle väga meeldib ka see mõte, et me kõik oleme teadlased. Teadlased oma elu vallas on ju, et me kõik saame teha neid eksperimente, et kui ma näiteks hakkan iga päev jalutamas käima, teen oma sammud täis, kuidas see mõjub, see on ju teadus, on ju. kui ma muudan oma toidulaua tervislikumaks, on ju. kui ma hakkan natukene võtma aega, et teha check-in, et ma tulen iseenda jaoks kohale, teen mõned mindfulness'i harjutused näiteks, kuidas see mõjub? Ja vot need on väga olulised teadustulemused ja ma saan sellele väga palju tugineda, sest mu enda enesetunne annab sellest ju kohe märku, on ju, et kuidas see sobib või ei sobi. Kuidas psühholoog nendes keerulistes hetkedes hakkama saab? Paljud inimesed räägivad sulle oma lugusid ja need lood on kindlasti tihti ka väga rasked lood. Ka minul oli hiljuti olukord, kus ühe kliendi lugu puudutas mind rohkem, kui ma ootasin ja tõi esile tugevad tunded. Mis on sinu nii-öelda ellujäämisoskused, praktikad? See on kusjuures küsimus, mida mult tohutult palju küsitakse, et enamus inimesi on kimpus sellega, et kui keegi midagi räägib, siis see kogemus, see teise inimese kogemus, see neid nii puudutab, see nii tuleb sisse ja siis inimesed tunnevad ennast natuke abitult, et ma ei tea, kuidas aidata, kui palju aidata, kas üldse on vaja aidata, mida öelda, mida mitte öelda ja nii. Ja mina jälle ütlen, et see on kuidagi minu jaoks lihtne ja ma olen ilmselt selle selgeks õppinud, et töös psühholoogina on mul just eriti lihtne see, et siin on väga selged rollid. Mina olen kuulaja, ma olen olemas selle teise inimese jaoks jäägitult sellel hetkel ja ma olen tema päralt, aga mina ei ole tema. Mina olen mina ja mul on oma tee ja minul on oma õppetunnid ja ma soovin temale ainult parimat. Aga temal on oma tee ja tema õppetunnid. Nii et siin on mind väga palju aidanud kuidagi selline selge eristamine. Ja jälle siin minu see teadveloleku ehk mindfulnessi praktika, et kus mina algan ja kus mina lõppen, et selles kontekstis see mind väga aitab. Pluss ka see, et noh, selline vaade teisele inimesele, et mõnikord tuleb selline haletsev vaade, oi tema vaesekene ja see vaade ei aita ei sind ega ka seda teist inimest, keda sa haletsed. no kellelegi ei meeldi, et teda haletsetakse. aga on olemas see hoopis teine asi, milleks on empaatia. Empaatia on siis see, et ma justkui tunnen seda, mida see teine inimene tunneb, aga ma ei kaota ära seda justkui sõna sealt. Ehk et ma panen korraks ennast justkui tema kingadesse, aga ma tean, et ma ei ela tema kingades. Vot see on ka selline hea puhver, mis aitab mind, et ma mõistan, aga ma ei kaota ennast tema valusse ja tema raskusesse. Vabandust, kuidas eristada, mis on minu ja mis on teise inimese oma? Mõnikord lähevad need asjad segamini. Siin võibki aidata kas või see, et hakata jälle sisekõnega, et oot-oot-oot, see on tema kogemus. See on praegu tema kogemus ja ma hoolin temast, aga tema on tema ja mina olen mina. Vot see jälle kuidagi see nagu eristamine, et minul on oma tee, temal on oma tee ja kui see mind puudutab, jah, ja tõesti mõni lugu puudutab rohkem kui teine, siis järelikult on mul mingi oma teema siin. See ei ole tema asi. Minul haagib midagi minu enda seest, midagi minu lapsepõlvest, minu varasematest kogemustest, haavadest ja see on see koht, mis kutsub mind jälle vaatama sissepoole, hoidma pilku sellel oma tundel ja oma kogemusel ja nii kaua sellega olema ja avatult uurima, et mis see on, mis minus sai puudutatud, kuni ma näen selle koha ära. Mõnikord on vaja endal võtta teraapiat või supervisiooni või suhelda lihtsalt sõbraga või kellegagi lähedasega, et avastada, mis see on ja tervendada see enda sees ära. Ehk see võimalus, kui midagi väga puudutab,
tegelikult tervendada ennast. sa ütlesid ka, et nendel keerulistel aegadel kõik väljakutsed, mis me kogeme, aitavad meil kasvada. Mis sa täpselt selle all mõtled? Ütlen korra, kas ma saan ühe hea näite tuua? Mõnikord võib väga keeruline kogemus uue vaatenurga avada. Jah, no näiteks, eks ju, et kui olla sellises olukorras, kus on vaja kellegi lähedase eest hoolitseda, kes on näiteks väga haigeks jäänud, siis see on ka hästi keeruline kogemus ja siin tuleb palju emotsioone, siin tuleb ka seda näiteks esile, et uni on rikutud, on ju. siin kerkib see esile, et kui palju ma saan panustada, kui palju ma peaksin panustama. Ja see on see koht, mis on keeruline, aga siin on võimalik väga palju sisemist tööd teha ja õppida siis noh, selle kaudu kasvama. Noh, ma toon mõned näited, et ma siin just pean näiteks ühte oma klienti silmas, et mida tema avastas, on see, et kui sellel lähedasel on keerukas, siis mitte kuidagi ei aita see, kui tema jätab ennast noh, nagu ka nagu sinna keerukustesse sisse ja kaotab enda elujõu ja kõik ära. Et see, siis teda ei ole oma pere jaoks olemas, ei ole ka selle lähedase jaoks olemas. Sellel hetkel just on ülitähtis enesehool. Iseenda akude laadimine, see on seesama, see klassika on ju, panen selle hapnikumaski endale pähe, et ma jaksaksin hoolida teistest, olla nende jaoks olemas. Ja tema võttis siis praktiliselt seda teha, et hakkas käima oma jalutuskäikudel, hakkas niimoodi teadlikult märkama häid asju oma elus, hakkas ennast kosutama teadlikult, et tal oleks aku laetud, et ta jaksaks selle lähedase jaoks olemas olla. Ja ta õppis siis olema olemas et oma selle päästja instinktiga nagu toime tulla, et et ma ei, tegelikult ta sai aru, et ta ei saa päästa, et siin on tema piirid, et see aktsepteerimine, et kus ma lasen lahti ja kus ma siis saan sekkuda või panustada, et jälle, kui ma tulen tagasi selle mõjuringi juurde ja selle murede ringi juurde, et mida ma saan teha, ma saan kohale minna, ma saan kuulata, ma saan olla olemas, aga ma ei saa seda muret ära võtta, sest mul ei ole, minu käed jäävad lühikeseks, et siin see aktsepteerimise koht. Nii et ütleme, et võib-olla see näide avas seda natukene, et kuidas läbi nende keerukuste on võimalik inimesena kasvada. Et enesehool aitab ka empaatia väsimuse vastu. Täpselt nii. Ja tead, see oli minu jaoks üks hästi huvitav avastus, et ma olin tõesti praktiseerinud hoolivuse ja teadlikkuse praktikuid juba aastaid ja ma mäletan, ma olin ühe Tiibeti meditsiinispetsialisti käe all, ta tegi mulle massaaži ja me rääkisime kaastundest ja ta nii ilusasti ütles, et aga Helena, sa ju tead seda, miks need idamaailma inimesed seal mediteerivad ja käivad pühakodades. Nad ju teevad seda sellepärast, et teistest rohkem hoolida. Ma ütlesin, et oot-oot, mis sa silmas pead? Ja siis ta seletas lahti, et vaata, et nad alati alustavad iseendast, et nad teevad neid praktikaid just selleks, et oleks, mida teistele anda. Ja see on nii ilus vaade, et me panustame iseendasse, et meist oleks rohkem rõõmu, tuge, abi, inspiratsiooni, mida iganes teistele inimestele, et me oleks see kingitus teiste jaoks. Sest kui mina olen katki, mina olen halvas kohas, siis mul ei ole nagu palju midagi jagada. Et just seetõttu see enesehool on nagu minu meelest nii oluline, millest nagu noh, nagu vundament, millest lähtuda. Ja siis võib ju jälle küsida, et kui ma ise olen halvas kohas, kuidas ma saan siis iseennast aidata sellises kohas, ega palju ei saagi. Et siis ennast aidata, tuleb ennast paremasse kohta viia. Täpselt ja mõnikord on jälle siis see koht, kus mina vajan teiste abi, tuge ja inspiratsiooni, et ma julgen ka seda küsida. Sa kordasid praegu üle just kõik selle psühholoogi tasapinnalt, millest me rääkisime eelmises saates iluteenindaja meigikunstniku Erle Kononenkoga. Oli juttu ka sellest, et kliendid just avanevad tema toolist väga tihti ja räägivad oma isiklikke lugusid ja siis tekib ju ka mitu eetilist dilemmat, et kas on üldse hea anda nõu inimesele, kui ta ei ole selle ala professionaal. Ja me jõudsime täpselt samasuguse järelduseni välja, et tegelikult ärakuulamine, kui on muidugi sisemine võimekus selle looga toime tulla ja seda kuulata, see on väga hea. Nõuandmine siis ikkagi pigem mitte, et ikka inimene peaks igas asjas küsima nõu oma eriala asjatundjalt. Kui ei saa aidata, siis lihtsalt tuleb õppida lahti laskma. Ma olen väga nõus ja just see, mida sa ütled, et vajame seda kuulamise oskust, et nii paljud meist oskame rääkida,
aga kuulata, päriselt kuulata, ruumi luua, ilma et ma annan nõu ja kohe sekkun ja kohe parandan. See on nagu selline, minu meelest see on defitsiit veel tänases maailmas. Selles mõttes see on ka üks asi, mida ma palju inimestele meenutan ja õpetan, on see, et kuidas hästi kuulata ja kui siis nagu nõu anda, et sa tunned, et sul on midagi väärtuslikku anda, siis on nii viisakas küsida enne luba, et oot-oot-oot, mul on selles osas mõningaid mõtteid, kas ma võin neid sinuga jagada? Et siis see, kes sulle midagi ütles, ta saab valida, et kas ta tahab või ei taha seda kuulata, onju. Ja minu meelest on hästi oluline ka see, et kui minul on vaja midagi jagada, et mul on midagi hingel, et siis ma nagu häälestan ka kuulaja sellele õigele lainele. Ma võin paluda talle, et ole hea, ole lihtsalt mu jaoks olemas, kuula mind. Või siis teinekord ma vajan nõuannet ja ma ütlen, et ole hea, mõtle minuga kaasa, onju, anna mulle häid mõtteid. Et siis on ka kuulata lihtsam, kui sa tead, mida sult oodatakse. Just, et ei oodatagi ju alati, et teine inimene selle probleemi kuidagi lahendaks, aga No ei, millegipärast me tõttame neid lahendusi kohe välja pakkuma. on ja ma olen seda nii palju oma klientidega õppinud, sellepärast et mõni ta tulebki ja see on ainuke koht, kus teda lõpuni ära kuuldakse ja tema kuuleb ka oma mõtted lõpuni ja ta tunneb, et appi, ma olen nii palju parem. Ja teine tuleb jälle nõu saama või mingit nagu proovima midagi läbi katsetada, õppida midagi uut või midagi nagu ära lahendada enda sees. Et see on nagu nii oluline ära tabada. Ja seejuures aitab ju see, et ma küsin, mida sa vajad, kuidas sa soovid, et ma olen sinu jaoks olemas, et muidu ma nagu huupi pakun, on ju, seda, mida mina arvan, et ta vajab, aga see ei pruugi olla see, mida ta vajab. See lahendabki kogu olukorra, kui see küsimus vestluse algusesse panna, et mida sa soovid ja kuidas sa soovid, et ma oleksin sinu jaoks olemas, nagu sa just praegu ütlesid. Tihti tuleb vastus päris ootamatuna, et ma ei soovi, et sa lahendaksid minu teema, vaid ma soovin, et sa kuulaksid mind. Ja siis on minul jälle lihtsam kuulata, ma tean, mida ma teen, ma olen häälestunud. Just, ma tean, et minult ei oodata midagi üleloomulikku, on ju nii? Räägime noortest inimestest. Viimasel ajal on väga palju meedias juttu noorte inimeste vaimse tervise probleemidest, et justkui meie noored on väga liimist lahti ja see on ka ju mõistetav, sest et praegu noortel inimestel on suured probleemid, kuidas üldse oma eluga iseseisvalt hakkama saada, kuidas saada siis see haridus ja kuidas siis ka omaette elama asuda ja oma elu luua, siis kuidas see olukord praegu mõjutab noore sisemist tunnet ja motivatsiooni? Ja milline olukord? See, mis meie ümber toimub, et aina raskem on neil ka materiaalses maailmas toime tulla. Jaa, see võib olla keeruline. Just see, et seda infot on palju, ebakindlust on palju, ma arvan, et siin on ka oluline see, et millised on need eeskujud, on ju, kuidas nad näevad, kuidas see ema, isa või lähedasi inimesi mõjutab, mis maailmas toimub. Kuidas meie ka saame võib-olla toetada noori, on olla ise võimalikult heaks eeskujuks, on ju, selliseks rahusadamaks, tarkuse varamuks ja nii edasi. Aga noortel tõesti, ma leian ka, on hästi oluline just see ikkagi õppida selgeks juba varakult peast need vaimse tervise hoidmise oskused ja õppida oma tähelepanu ise suunama, oma mõttemaailma märkama, siin tarku valikuid tegema, emotsioone on ju juhtima, suhtlemise oskused, mis on õpitavad. See on nii tähtis juba varakult selgeks õppida, sest muidu enamus meist, me oleme ju kobamisi elu kaudu, kuidagi eksimuste kaudu need asjad selgeks saanud. Ja kuskil hilisemas eas, ütleme, mitte päris nooruses, aga mulle tundub, et tänapäeva noored on väga targad, et nemad juba teavad asjadest palju rohkem, kui mina üldse sel ajal samas vanuses võisin teada. See on lausa kohutav või nagu ehmatav mõnikord, appi kui Jah. targad ja appi kui imelised nad on. Seda küll ja seda infot on nii palju, et nüüd on see koht, et kuidas ainult nad saaksid selle kõige parema, selle nagu vajaliku info. Sest see info kui selline nagu on ju nagu toit, on ju, mõtetele. Et see, mida ma tarbin, noh, seda, see mõjutab ju mind nii palju. Kas ma tarbin nüüd seda TikToki sisu ja sellist kiiret meelelahutust või kui ma ka suhtlen väga intelligentsete, väga edukate inimestega, siis nemad seda väga vähe teevad.
nemad loevad sellist süvakirjandust, nad võtavad aega ja süvenevad teemadesse. Et see on küll üks ohukoht noorte jaoks, et see kiire, see mingisugune säuts, mis ta saab nagu, et see tundub ju ajule niivõrd palju nagu mõnusam kui see mingi süvenemine, et see on ka harjumuse loomine nagu noorest jah. saati. Et tarbida infot, mis on tõesti selline, mis toidab. Kujutle vaid, et tähelepanu defitsiit on niivõrd suur tänapäeval, et näiteks kui vaadata neid sotsiaalmeedia videosidki, siis 3 sekundit on see aeg, kus inimene keskendub ühele videole, et mõtle, mis see ajuga teeb. Ja see on kohutav ja siis kuidas ma saan olla kohal, on ju, enda jaoks, teiste jaoks, kui mu tähelepanu ei püsi. Et seetõttu ka mina nagu seda mindfulness'i ja teadvusolekut õpetan, et õpetada inimestele seda oskust, kuidas treenida oma tähelepanu. Tähelepanu on treenitav, et on võimalik treenida ennast märkama ja olema kohal rohkem ja rohkem ja rohkem, tegema tarku valikuid, et sa lasedki lahti ebavajalikust. Märkad, et mingi segav mõte on, sa ei pea sellega tegelema, sa ei lähe sinna ära. Märkad, lased lahti, keskendud uuesti. See kõik on treenitav. Selleks peab seda mõtet märkama, aga mõne sekundi jooksul võib väga-väga mitu mõtet sinu aju läbida. Nii on jah. Jõuad sa neid kõiki märgata? Ja see ongi see koht, on ju, et ma lasen lahti kogu sellest tegevusest, see on nagu taustamuusika, ma ei pea taustamuusikasse süvenema, et samamoodi mõtetesse ei pea süvenema. Ma võtan ja süvenen sellesse vestlusesse hetkel, siin ja praegu. Et vot selline, see on nagu ka jälle tõesti treenitav oskus. Mis siis aitab inimesel jääda kontakti iseendaga sellistel aegadel nagu praegu? Mina soovitakski teha selleks igapäevane selline rutiin, et tulla iseendaga kontakti, mis iganes on see sinu jaoks nagu käepärane moodus. Olgu see muusika kuulamine, olgu see jalutamine looduses, olgu see mõni praktika, et aga see võib ka alata lihtsatest väikestest asjadest, et ma teen väikese sellise pausi ja ma märkan ennast, kuidas minul praegu läheb, mida ma tunnen, millised mõtted on siin, mida mu keha tunneb, kuidas mul on olla, mis teeb mind õnnelikuks, on ju, mis pakub mulle tähenduse tunnet, see kõik on hästi oluline info, et hakata märkama ennast jälle rohkem, sest mina olen ju selle minu elufilmi peakangelane ja selles mõttes on nagu tähtis olla iseendaga kursis, on ju, ja teha selle kaudu siis nagu häid valikuid oma elus. Märgata, mis mind See kosutab, mis mind kurnab. selle suurepärase mõttega, et just mina olen oma filmi peakangelane, ongi vist paslik lõpetada. Ma tänan sind, Helena, nende heade nõuannete eest ja selle väga südantsoojendava vestluse eest. Ja aitäh, et kuulasid ja vaatasid. Ja kui see vestlus sind kõnetas, jaga seda kellegagi, kes võib samuti seda nautida ja kellele see võib samuti midagi anda. Ja kui soovid selliseid vestlusi veel, siis oled väga oodatud jälgima kanalit. Aitäh! Aitäh, Anneli!